Minu eesmärk on kindlasti ka see, et vaatamata igasugusele haridusreformile jätkuks meil gümnaasiumiharidus, et meie piirkonda jääks alles ka kutsekool, sest kuivõrd ma tegelikult töötan praegu ka nende kutsekooli õpilastega, siis ma näen seda olukorda, mis meie peredes praegu on ja meil on siin piirkonnas ka väga palju neid lapsi, kelle vanemad ei ole valmis neid üldse kuskile kaugemale saatma. Meil on õpilasi, kes käivad jalakooli, sest neil ei ole bussisõiduraha. Nii et see on kindlasti väga oluline. Nii. Kindlasti me peame jälgima oma eelarvet. Valla kohustused on kasvanud. Ma ei pea seda valeks, sellepärast et investeeringud vajavad raha. Praegu on väga õige aeg neid teha. Samas me peame jälgima seda, et meie tulud on kahanenud. Tõenäoliselt kahanevad ka edaspidi, sest valla töötus kasvab. Seetõttu jääb tulemata meile tulumaksu, aga kohustused vajavad katmist. Nii et tegelikult see on kindlasti probleem, järgmiste aastate probleem. Samas, kõik, kes on majandusteooriat õppinud, teavad, et igale langusele järgneb tõus. See tähendab, asi hakkab paremaks minema, kas me tahame või mitte. Ja praegu tõesti, ütleme valimisloosungina lubada, et me tuleme masust välja, on selline väga silmakirjalik, sellepärast, et tõenäoliselt see riik 4 aastaga tuleb sellest välja nagunii.